Putini kodulinnal Peterburil pole viimasel ajal eriti hästi läinud. Juunikuu alguses vallandas Ukraina droonitormi, mis alandas Venemaa juhti vahetult enne Venemaa suurimat majanduskonverentsi. Umbes nädal hiljem saabus järg. Ja see oli tohutu. Peterburi inimesed pidid arvama, et tuumapomm on plahvatanud, kui Ukraina tekitas tulepalli, mis oli nii suur, et seda oli näha isegi kosmosest. Ukraina on loonud täiusliku retsepti. Lisa üks osa droone 5000 tonni laskemoonaga ja saad tohutu laskemoona ahelplahvatuse, mis on Peterburi igaveseks jälje jätnud. 5. juunil saatis Ukraina Venemaale droonide hordid. Sihtmärgiks oli Peterburi. Täpsemalt olid Ukraina droonid teel otse Vene mereväe 15. arsenali südamesse. Need droonid lendasid takistamatult, kuna Venemaa õhutõrje ei suutnud neid üldse alla tuua. Lõpuks pärast 1000 kilomeetri pikkust lendu jõudsid droonid oma sihtkohta, Bolšaja Ižorasse, Leningradi oblastis. Seejärel andsid droonid löögi. Ja nad hävitasid ühe tähtsama laskemoona lao, mida Venemaa Balti laevastik kasutas. Kuigi Ukraina on nüüdseks rünnakut kinnitanud, oli üks esimesi, kes uudis avaldas ja näitas, kui võimas Ukraina rünnak oli, Vene telegrammi kanal Dosha Špiona. Rünnaku ajal kasutati umbes 40 ründedrooni, millest õhutõrjesüsteemid tulistasid alla 32. Rünnak oli suunatud maapealsetele laoangaaridele, mis omakorda viis nende sisu plahvatusteni, teatas kanal. Vladimir Putin ei ole selle raporti üle kindlasti õnnelik. Ta on Venemaal telegrammi vastu karmilt tegutsenud just seetõttu, et ta ei taha, et maailm või tema rahvas teaks, kui edukas on Ukraina olnud oma süvarünnakute kampaaniaga. Aga seda ei saa varjata. Vladimir Putin. 8 Ukraina drooni kukkusid alla 5000 tonni laskemoona peale, mis sisaldas erineva kaliibriga suurtükimürske ja insenerilaskemoona. 2 Vene sõjaväelast hukkus rünnakus, teatab Dosha Špiona. Kuid just plahvatuse tohutu ulatus on see, mis vapustas Vladimir Putinit ja Peterburi elanikke. See polnud lihtsalt 8 drooni plahvatus. Nii suure laskemoona lao tabamine tähendas, et toimusid järelplahvatused, mis olid nii võimsad, et tekitasid 15. arsenalist tohutu tulepalli. Kui tuli puhkes, oleksid pealtvaatajad arvanud, et Ukraina on kuidagi suutnud tuumapommi hankida. Ei ole, kuid Ukraina on põhjustanud nii suure tulekahju, et seda on näha isegi kosmosest. Nii maapinnalt kui ka satelliitidelt tehtud kaadrid näitavad meile Ukraina viimase rünnaku ulatust. OSINT Intuit X konto näitab meile, kuidas 15. arsenal välja näeb maapinnalt. Ööl, mil Ukraina väidetavalt lasi Venemaa pihta, 376 drooni tabas sihtmärki taas see rusude killustik, mida Venemaa sageli tapjaks nimetab. Kaadritel näeme tohutut tulekahju, millega kaasnevad nii suured suitsusambad, et neid on näha mitme kilomeetri kauguselt. Siiski paljastavad satelliidipildid rünnaku tegeliku ulatuse. Kosmosest saabuvad fotod näitavad, et kogu arsenali nurk on haaratud nii suurest tulekahjust, et seal pole võimalik midagi ellu jääda. See on põrgu sügavustest pärit tulemeri, mille tõid kohale Ukraina droonid, mida poleks pidanudki olemas olema. Leegid levivad. 15. arsenal ei suuda neid ohjeldada. Isegi kui teiseste plahvatuste mürin on vaibunud, hakkab nende tekitatud tuli levima Venemaa Balti laevastiku laskemoona lao ümbritsevasse maapiirkonda. Venemaa ei teinud endale just teeneid Peterburis. 15. arsenal lausa kerjas tabamust, kuna korduvad vead Venemaa kaitses jätsid Ukraina droonidele ukse lahti. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, räägime sellest, mida me seni operatsiooni kohta teame. Oleme mõned põhitõed juba käsitlenud. Tundub, et Ukraina lasi Bolšaja Ižora suunas välja 40 drooni ning 8 neist suutis Vene õhukaitsest läbi murda. Militarni lisab, et Ukraina droonid suutsid tabada maapealseid angaare, mida kasutati laskemoona hoidmiseks, ning just see põhjustas teiseseid plahvatusi. Mis puudutab seda rajatist ennast, siis 15. arsenal loodi 1930. aastatel mereväe laskemoona hoiubaasiks, mida kasutab Venemaa Balti laevastik. See peaks olema kindlustatud kompleks, mis hõlmab maa-alust infrastruktuuri, mis on loodud selleks, et takistada midagi Ukraina rünnaku sarnast juhtumast. Arsenal kuulub ka Lääne sõjaväeringkonda, mida Venemaa kasutab väga sageli oma Balti laevade, abilaevade ja allveelaevade jaoks. See polnud juhuslik sihtmärk. Ukraina ründas Bolšaja Ižorat, sest ta püüab Venemaa Balti kohalolekut halvata. Kui suits jätkas tõusmist, sai Ukraina rünnaku tegelik ulatus selgeks. Oma 6. juuni raportis teatab BBC, et Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Droštenko väitis, et Leningradi kohal tulistati alla üle 140 Ukraina drooni. Elanikel on soovitatud jääda siseruumidesse, nii järelrünnakute hirmu tõttu kui ka seetõttu, et pole just eriti tervislik sisse hingata 5000 tonni põleva laskemoona tekitatud suitsu.
Lisaks sellele ütles Drozdenko vaid, et Ukraina rünnak põhjustas mõningatele hoonetele tühist kahju ning tekitas tulekahju ühes täpsustamata sõjaväeobjektis. Meil pole vaja, et Drozdenko seda meile ütleks. Satelliidifotod näitavad kõike. See oli võimas rünnak Peterburi vastu, mida Venemaa nimetab pretsedendituks, püüdes kujutada Ukrainat süüdlasena, kuna too hävitas sõjaväeobjekti Vene territooriumil. Defense blog lisab, et tulekahju tohutu ulatus sundis Bolšaja Žora võime evakueerima umbes 600 elanikku oma kodudest, samal ajal kui päästeteenistused võitlesid tuleleviku ohjeldamisega. Kuid need teenistused ei suutnud laskemoona järjestikust plahvatamist peatada. Venemaa allakäigu põhjustasid sekundaarsed plahvatused. Droonid suudavad iseseisvalt kahju teha, kuid midagi sellist poleks juhtunud, kui droonid poleks sihtinud 5000 tonni laskemoona. Ukraina droonide lõhkepead toimisid sütikutena. Ülejäänu tegid ära Venemaa enda laskemoonad. Sekundaarsed plahvatused põhjustasid tulekahjusid, paiskasid metallitükke laiali ja tekitasid lööklaine, mis tõi kaasa veelgi rohkem plahvatusi. Tekkinud tulekahju oleks olnud võimatu kustutada enne, kui sekundaarsed plahvatused lõppesid. Kõik, mida Venemaa sai teha, oli vaadata, oodata ja loota, et nende enda laskemoon lõpetab plahvatamise pigem varem kui hiljem. Nii lõi Venemaa endale ise probleemi, hoides 5000 tonni laskemoona ühes kohas. Aga asi läheb veel hullemaks. Me ütlesime teile varem, et Venemaa on sama palju süüdi selle rünnaku toimumises kui Ukraina selle korraldamise ja läbiviimise eest. Siin on, mida me mõtlesime. Venemaa ei suutnud üldse kaitsta laskemoona, mille Ukraina hävitas. Need maa-alused rajatised, mida mainisime, jäid kasutamata. Sihtmärk, mille tabamiseks oleks olnud vaja punkripomme, kui Venemaa oleks laskemoona hoiustamisel targalt käitunud, jäeti lahtiselt välja, justkui kutsudes Ukraina droone tulema ja tere ütlema. Satelliidipildid näitavad samuti, et Venemaa ei võtnud vajalikke meetmeid oma 15. arsenali kaitsmiseks pärast seda, kui otsustati laskemoona maa peale ladustada. Ühegi arsenali hoone ümber polnud kaitsvat muldvallide süsteemi. Need muldvallid oleksid võinud Ukraina droonid peatada. Isegi kui nad poleks suutnud seda teha, on nende peamine eesmärk olla tõkkeks ladude vahel. Kui muldvallid oleksid paigas olnud, poleks 15. arsenali ja ümbritsevat maastikku haaranud laastav tulekahju võib-olla nii kaugele ja laialt levinud. Vene ebakompetentsus omaenda territooriumil, mõeldamatu. Siin näeme, kuidas Venemaa tegutseb eelduste, mitte tegelikkuse põhjal. 2022 aastal, kui Putin alustas oma sissetungi, poleks selliseid elementaarseid kaitsemeetmeid olnud vaja. Ukraina ründas baasi, mis asus 1000 kilomeetri kaugusel. Ukrainal polnud ühtegi relva, mis oleks suutnud nii kaugele lennata. Aga rohkem kui 4 sõja-aasta jooksul on palju muutunud. Ukraina kaugmaadroonid lendavad kaugemale ja tabavad sügavamale kui kunagi varem. Ja ometi arvas Venemaa endiselt, et tema nõukogude ajast pärit baas ilma elementaarse kaitseta on turvaline. Ainuüksi kaugus muudaks 15. arsenali Ukraina jaoks tabamatuks sihtmärgiks. Kaugusest ei piisanud. Ukraina tõestas seda just praegu. Ja nagu sageli juhtub, ei sihtinud Ukraina oma öises rünnakus Venemaal ainult ühte objekti. 15. arsenal võib küll olla pealkirjade keskmes, kuid 6. juunil süttisid leekides veel mitmed teisedki sihtmärgid. Petrogovskaja naftabaas Leningradi oblastis Lomonosovi asulas oli üks neist, teatab RBC Ukraine. Plahvatus ja tulekahju registreeriti rajatises samal ajal, kui 15. arsenal põles. Ukraina tabas otseselt ka Nesteri naftaterminali, mis asub samas linnas ning hävitas Vene droonikeskused Zaporižias ja Donetskis, logistikaladu Luhanskis ning Vene vägede poolt Belgorodis kasutatud juhtimis- ja vaatluspunkti. See oli Ukraina šokk ja aukartus. Ja selles, mida Ukraina just Venemaale tegi, on teatud annus poeetilist õiglust. Ukraina ei ole juhuslikult valinud sihtmärgiks Peterburi. See teeb seda kindla eesmärgiga. 3. juunil saatis Ukraina droonide laine Putini kodulinna, vahetult enne Peterburi rahvusvahelist majandusfoorumit. Sageli nimetatakse seda üritust Vene Davoseks ning see annab Putinile võimaluse tervitada delegaate ja ärijuhte, võimaldades tal luua illusiooni, et Venemaa ei ole täielikus majanduslikus kaoses. Ukraina nägi selles võimalust. Ta tähistas Vene Davose avamist droonirünnakutega, mis muutsid Peterburi taeva pimedaks, kui energia- ja sõjalised objektid rivist välja löödi, tagades, et kõik linnakülastajad räägiksid ainult Ukraina droonide tegevusest. Ja 6. juunil lõpetas Ukraina Putini majanduskonverentsi teise rünnakute lainega, põhjustades seekord nii suure tulekahju, et seda oli näha isegi kosmosest. Putin kasutas nende rünnakute vahelist aega, et väita, et Ukrainaga rahuläbirääkimiste pidamisel pole mõtet. Venemaa juht valis sõja. Ukraina vastas sellele, valmistades plahvatusohtliku muna, mille ta viskas otse Putini näkku.
Kuid nii väärtuslik kui Putini alandamine rahvusvahelisel areenil, mille ta Venemaal endale ise rajas ka poleks, ei olnud 6. juunil asi ainult Peterburi ja Leningradi rünnakutega raputamises. See droonirünnak tähendab tegelikult seda, et Ukraina avab oma sõjas Venemaaga uue rinde. See on rinne, mille avamist Putin ei osanud kunagi oodata ja see muudab kogu sõjakäiku. Aga enne kui me jõuame põhjusteni, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjaväe Show. Kui teile see video meeldib, vajutage telli, et näha, mis meil järgmiseks tulemas on. Niisiis, Ukraina 6. juuni rünnak ei puudutanud ainult Peterburi. See puudutas kogu Balti piirkonda. Ja see ongi uus rinne, mille Ukraina on avanud. Me mainisime seda varem, kui avaldasime, et 15. arsenal teenindas Venemaa Balti laevastikku. Kaitseblogi paljastab, kui sügav see toetus tegelikult on, märkides, et arsenalis on rohkem kui ainult suurtükimürsud. See on ju rajatis, mida Venemaa kasutab Balti laevastiku poolt kasutatavate raketisüsteemide ja torpeedode ladustamiseks, parandamiseks, hooldamiseks ja utiliseerimiseks. Nii et see, mida me siin näeme, ei ole juhuslik rünnak. See on osa Ukraina sihikindlast kampaaniast, mille eesmärk on halvata Venemaa kohalolek Läänemere piirkonnas. Mõelge tagasi nendele 3. juuni rünnakutele, mida me just mainisime. Üks sihtmärkidest, mida Ukraina tol päeval tabas, oli Kronstadti mereväebaas ning seal saadi otsetabamus projekti 20 380 korvetile nimega Boiki, mis kuulub Venemaa Balti laevastikku. 3 päeva hiljem jätkas Ukraina rünnakuga laevastikku teenindava laskemoonalao pihta. Allandus on meeldiv kõrvalmõju. Tegelikult alustab Ukraina siin kampaaniat, mille eesmärk on muuta Venemaa Balti piirkonnas jõuetuks. Sajad kilomeetrid Ukrainast eemal on avanenud täiesti uus rinne piirkonnas, mida Putin ei arvanud kunagi, et ta peab kaitsma. Kõigil neil sündmustel on tohutud tagajärjed. Ukraina droonid on saatnud Kremlile plahvatusliku sõnumi, et miski Vene oma ei ole enam Läänemere piirkonnas turvaline. Turvalist sadamat enam ei ole. Selle asemel laiendab Ukraina märkimisväärset mereväekampaaniat, mis algas Mustal merel ja ulatub nüüd kaugele üle oma piiride. See on kampaania, mis ei hõlma sõjalaevu. Ukrainal neid ei ole, või vähemalt mitte ühtegi, mida tasuks mainida. Ukraina kasutab surmavat asümmeetrilist strateegiat, mis hõlmab õhu- ja meredroone ning aeg-ajalt ka rakette, et muuta Venemaa mereväe jõud sõjas, mille Putin alustas, ebaoluliseks. Kuidas on Venemaa seni kõigele sellele reageerinud? Mõned Balti laevastiku sõjalaevad on varustatud droonivastaste võrkudega ja sellega on asi piirdunud. See on parimal juhul sümboolne pingutus, sest sellised võrgud võivad küll peatada väikseid FPV-droone, kuid need ei suuda kuidagi takistada raskemaid ja võimsamaid kauglöögidroone, mida Ukraina nüüd Venemaa Balti taristu pihta saadab. Nüüd on Balti laevastik ohus. Rünnakud Venemaa sadamate ja korvettide vastu tekitavad remondikoormuse, millega Venemaa pole suutelised toime tulema. Lõkkele löönud laskemoonalaod jätavad Venemaa sõjalaevad Balti merel ilma igasuguse võimaluseta ohtu kujutada. Kui on tõsi, et 15. arsenalis põlesid koos suurtükkidega ka raketid ja torpeedod, siis on Venemaa just kaotanud mõned keerulised relvasüsteemid, mida on üha raskem asendada, kuna tarneahelad ja 26 655 sanktsiooni mõju avaldavad survet. Balti laevastik on üks tähtsamaid mereväeüksusi, mis Venemaal on. Mitte ainult seetõttu, et see kujutab endast ohtu, vaid ka selle taga oleva ajaloo tõttu. Venemaa on hoidnud Läänemeres mereväe kohalolekut selle laevastiku kaudu alates 1703 aastast. Laevastikku kuuluvad 10 laevad ulatuvad nõukogudeaegsetest hävitajatest kuni kaasaegsemate korvettideni. See laevastik on mõeldud jõu näitamiseks. Selle eesmärk on võimaldada Venemaal hirmutada Balti riike, Soomet, Rootsit ja kogu NATOt. Aga Ukraina teeb sellest kõigest naerualuse, avades Läänemere piirkonnas uue rinde ilma NATO osaluseta. Venemaa Balti laevastik ei saa Ukrainale eriti kahju teha, peale selle, et aeg-ajalt saadab laevu rakette ja droone tulistama. Aga selline tegevus muudab need sõjalaevad sihtmärkideks, nagu Venemaa sai valusal moel Mustal merel teada. Ukraina pole oma eesmärki välja öelnud, kuigi see paistab selge olevat. Nad soovivad Baltikumi venestamisest vabastada. Tuli, mis on nii suur, et seda on kosmosest näha, on üsna tugev tahteavaldus. Siiski on Ukraina piisavalt tark, et mõista. Venemaa jõud Läänemeres ei tulene ainult sõjalaevastikust. Venemaal on Läänemeres ka sadamad ning need sadamad on üliolulised selleks, et Vene naftaekspordid saaksid liikuda teistesse riikidesse, tuues Putini sõjakassasse miljardeid dollareid. Seega sihib Ukraina ka neid sadamaid. Kogu märtsi jooksul tabasid Ukraina droonid ja raketid korduvalt Läänemere sadamaid Primorskis ja Oslugas. Mõlemad on suured Venemaa terminalid, mis kokku moodustavad umbes 40% Venemaa naftaekspordist igal aastal. Naftahoidlad hävitati ja mõlemad sadamad pidid päevadeks töö katkestama, et parandada Ukraina tekitatud kahju.
Märtsis näis, et Ukraina ründas Venemaa Balti sadamaid, et takistada Putinil kasutada ära nafta hinna tohutut tõusu, mis tulenes operatsioonist Operation Epic Fury ja Hormuzi väina sulgemisest Pärsia lahe piirkonnas. Kuid nüüd paistavad need rünnakud olevat hoopis palju laiemat kampaaniat alustavaks punktiks, mis haarab endasse kõik Venemaa Balti varad. Ukraina droonidel on Balti piirkonnas vabad käed. Massiivne laskemoona ahelplahvatus 15. arsenalis on tõenäoliselt järjekordne paljudest sügaval tagalas tehtud rünnakutest, mis toovad Putini alustatud sõja otse tema kodulinna tagasi. Putinile saab järjest selgemaks, et Venemaa ei suuda enam Ukraina kaugmaa rünnakutega toime tulla. Droonid, mis lendavad 1000 kilomeetrit ja tabavad tegelikult oma sihtmärke, ei pidanud kunagi juhtuma. Aga see ongi juhtunud ning see on tulemus sellest, et Ukraina on pannud aega, energiat ja raha just selliste relvade arendamisse, mida oli vaja, et tagada, et Venemaa tunneks Putini alustatud sõjavalu. Ukraina kaugmaa strateegia on arenenud. Kui varem olid need üksikud löögid, siis nüüd on sellest saanud pidev kampaania, kus Ukraina pommitab terveid linnu korduvalt mitme kuu jooksul. Me näeme seda nüüd Peterburis ja laiemas Leningradi piirkonnas. Viimastel kuudel on Ukraina jätnud tohutuid leegitsevaid auke naftatöötlemistehastesse, sadamatesse ja laskemoonaladudesse. Ukraina suurem eesmärk on Venemaa majandust nõrgestada ja Putini sõjamasinat seestpoolt halvata. See töötab. Venemaa kevadine pealetung on läbi kukkunud ja see on Putinile maksnud üle 30 000 sõduri kuus väga vähese territooriumi võidu eest. See ei ole juhus. See on otsene tulemus sellistest rünnakutest, nagu me nägime 6. juunil. Ja on kaks asja, mis muudavad selle juba niigi halva olukorra Putini jaoks õudusunenäoks. Venemaa ei suuda peatada seda, mida Ukraina teeb, ja palju rohkem on veel ees. Nii kaua Venemaa tugevuse allikaks olnud riigi tohutu suurus on nüüd saanud sellest suurimaks nõrkuseks. Hiiglaslik maa-ala, mis on peatanud nii paljud maismaa-armeed, ei suuda kuidagi takistada Ukraina droonidel ja rakettidel oma sihtmärke tabamast. Selle asemel avastab Venemaa, et tema õhutõrje on üha enam ülekoormatud ega suuda Ukrainat peatada. Jällegi nägime seda 6. juunil. 840 droonist piisas täiesti, et hävitada Venemaa 15. arsenal. Isegi kui Venemaa õhutõrje tabab sihtmärke, ei piisa sellest, et peatada mehitamata õhusõidukite parvi, mis sisenevad tema territooriumile. Täppisrünnakud on asendanud maismaa sissetungi. Venemaal pole sellele vastust. Mis puudutab seda, mis tulemas on, siis meil on väike vihje Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskilt. Mai keskpaigas avaldas Zelenski, et ta oli heaks kiitnud terve plaani Ukrainas sügavale Venemaale suunatud rünnakuteks juunis. Mitte miski ei ole juhuslik, kõik on läbimõeldud ja hullumeelselt põhjalikult ette valmistatud. Sellepärast Ukraina löögid toimivadki ning just sellepärast ongi Putin igal ööl oma punkris varjudes hirmul. Ukraina on vähem kui nädalaga purustanud mõned Peterburi kõige olulisemad mereväevarad. Kavas on terve kuupikkused kaugmaarünnakud ning Venemaa saab vaid oletada, mida Ukraina järgmisena ründab. Kogu Venemaa Balti positsioon on ohus ja nagu asjad ei saakski Putini jaoks hullemaks minna, ei pea ta muretsema ainult Ukraina pärast. NATO tugevdab oma Balti kohalolekut, et Venemaale vastu seista. Idapiirist kujundatakse kindlustatud surmatsoon igale Vene maismaajõule ja see on alles algus. Uued juhtimisstruktuurid luuakse, kuna NATO võtab oma idatiiba tõsisemalt kui kunagi varem. Vaata meie videot, et rohkem teada saada. Kui sulle see video meeldis, vajuta telli, et sa ei jääks ilma järgmisest The Military Show järgmisest videost. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!